hakkame siis pihta. Et te käisite kogukondade reisil ja teie mõlema elu on täis kogukondlikku elu või selle poole pürgimist või sellel teemal eneseharimist. Ja me oleme praegu Ecoshi ruumides ja Karin ja Agnes just ütlesid, et Ecosh on nagu kogukondlik ettevõte, kus, kus kogu tiim tegeleb ühise eesmärgi nimel ja lahendatakse elulisi olukordasid teistmoodi ja kogu struktuur. Aga kas saate korra jagada enda kogemust, et mis sinu jaoks kogukond tähendab? Mhm. Kogukond minu jaoks tähendab koostööd, enesearengut, säästvat eluviisi, jätkusuutlikku eluviisi, aga eelkõige just nagu seda suhtlustasandil, et minu arust see inimeste vaheline suhe on nagu kõige olulisem, et jääda nagu siiraks ja kogu aeg nagu vaadelda enda seda sisemaailma, et sealt välja juurida, mida seal vaja ei ole, mingi puudusteadvuse mõttemaailm või et ja kogu aeg nagu olla arengule ja avatusele suunatud edasi pürgimisele. Minu jaoks on samamoodi see suhtlus siis kõige sellega, mis on sinust väljas ja iseendaga samamoodi, nii sissepoole kui väljapoole suunatud suhtlused, et kogu aeg need nagu haavatavus väljapoole ja haavatavus ja andestamine ja mõistmine sissepoole samamoodi ja lubamine kõigil olla selline nagu päriselt on ja iseendal samamoodi, et see ongi nii sisse kui väljapoole ja siis kogukond kui selline on nende inimeste omavaheline ühendus, kes siis on valmis aktsepteerima seda mingit rühma inimesi sellisena, nagu nad on. Ja minu arust on see nagu ka, minu jaoks on tegelikult kogukond ka areng, ka ettevõtja või organisatsiooni areng, et sa pidevalt tegeled millegi suunas liikumisega, mis on sinu jaoks nagu oluline, nagu enda väärtuste suunas, et ma nagu ei taha elada seal, kus on minu väärtustega, ei lähe asjad kokku, et siis mul on võimalus tulla sealt välja sellesse keskkonda, kus ma saan luua seda väärtust, mis on minu jaoks oluline. Minu väärtustega kooskõlas olevat maailma. Me käisime mõned nädalad tagasi Telegrami sünnipäeval, käisin seal kongi mängimas, et kutsuti ja siis sinna tuli teatud selline kontingent kokku ja neid samu inimesi ma nägin mõned aastad tagasi, kui käidi seal Toompeal oma meelt avaldamas, et märkasingi, et nagu kogukond, et inimesed, kes on seotud mingit teemaga, ehk siis võiks öelda, kas sellise tugeva riigivastase või riigivastase teemaga, et nemad on selle Telegrami alla kogunenud ühise kogukonnaga. Et võib-olla see on ka tuleviku teema või kuhu me oleme arenemas, et organisatsioonid hakkavadki looma sellist oma neid nii-öelda kapsleid või võrgustikke, inimesed, kes tulevad selle ühise lipu all ja nemad hoopis hakkavad tulevikus seda maailma suunama, juhtima, ehk siis need nii-öelda organisatoorsed või organisatsioonilised kogukonnad. Aga te mõlemad käisite reisil, käisite džunglis reisil, et tegelikult me olemegi täna siin, et neid muljeid natukene koguda, jagada.
et kus te käisite ja mis te tegite seal? Me käisime Costa Rical. Kuupäevadeks oli seal 9. jaanuar kuni 28. jaanuar. Karin ja Ahur siis läksid varem ära ja mina jäin veel 2 nädalaks ja läksin siis veel ühte kogukonda 2 nädalaks Pachamamasse detox retriidile ja kogema seda maailma seal. Ja me külastasime 8 kogukonda. Mina siis kokku 9 kogukonda. Ja oskad äkki midagi lisada? Jaa, et selle tuuri korraldajaks oli Ecovillage Tour. On selline organisatsioon siis või ettevõte, kes siis korraldabki kogukondadesse külastusi. Et tavaliselt ei ole inimestel lihtsalt võimalik niimoodi igast kogukonna uksest sisse astuda ja küsida, kuidas te siin elate ja millega tegelete, aga siis nemad on need ukse avajad nii-öelda ja siis inimesed, kes on huvitatud kogukonda, ma ei tea, elama minemisest või siis ise kogukonda arendamast või siis lihtsalt tahab maailma pilti avardada, et nendel on võimalik siis nende tuuridega ühineda, et nad korraldavad neid siis üle üle maailma ja Indiasse, Ameerikas, Euroopas, jah. igale poole. Et nad ongi võtnud sellised südameasjaks nagu koondada kokku kõik kogukonnad ja siis põhimõtteliselt luua seda nagu võrgustikku ja siis loovad neid tuure, et inimestele tutvustada, et inimestel on võimalik vaadata, et soovivad ise kuhugi elama minna või siis soovivad ise endale kogukonda luua, tarkuseid koguda või siis lihtsalt avardada oma silmaringi. Ja see on selles mõttes hindamatu väärtusega, et nagu ma ütlesin, et igaüks ei saa minna niimoodi päriselt kogukonda sisse ja kohtuda nende liidritega või eestvedajatega seal ja kuulda nagu nende igapäevaelu kohta ja neid lugusid ja kas või peensusteni nad rääkisid oma majandamistest, inimsuhetest ja oma eesmärkidest ka. Ja kuidas need kogukonnad nagu alguse sai, et see oli ka väga huvitav, need lood. Et mis pani neid looma kogukonda, näiteks Costa Ricale, et hästi paljud kogukonna liidrid on tegelikult ameeriklased ja Kanadast, et hästi palju just Ameerikast on tulnud sinna kogukondadesse. Ja et need lood olid nagu põnevad ja tõesti, et kuidas nad seal siis majandavad ja ennast ära ja millised väärtused nendel on. Aga selline ühine väärtus oli ikkagi hoolimine maast, loodusest, keskkonnast, inimestest. Jätkusuutlikkus ja isemajandavad süsteemid olid see nagu põhirõhk, et minu jaoks oligi võib-olla kõige huvitavam või üks huvitavamatest see, et nende kogukondade algataja oli selline Ameerika mees nagu Steven Brooks. Ta on etnobioloog ja siis permakultuuri ekspert ja tema lugu on hästi huvitav, et ta sattus sinna Costa Ricale 1995 ja mingisugusel põhjusel ta keeras sisse ühte banaaniistandusse ja siis, kui ta sealt sõitis, siis üks lennuk lendas lihtsalt sinna istanduse peale, pritsides siis seda taimekaitsevahendeid ehk mürke, kemikaale kogu sinna nende puude peale, banaanipuudele ja seal, kus siis tegelikult lapsed mängisid nende puude vahel. Ja siis, kui ta seda pilti nägi, siis ta põhimõtteliselt oli nii šokis ja see muutis ta kogu maailma. Ta küsis nagu enda käest, et nagu proovis aru saada, et umbes kas nüüd keda siis nüüd süüdistada, kas seda
Chiquita banaaniistandust või siis süüdistada seda lennukeid või siis seda riiki ja siis ta sai aru tegelikult, et tal ei ole kellegi poole vaadata, kui põhimõtteliselt iseendasse, sest ta on ise hommikuti söönud neid Chiquita banaani koos siis piima ja nende krõbinatega, eks ole. Ehk siis, et ta on ise samamoodi toitnud seda maailma, mis seal tal siis põhimõtteliselt avanes ja see nagu muutis totaalselt maailma niimoodi, et ta kaardistas ära Costa Rical kõik need maa-alad. Selle maa-aladega on ka veel nagu see lugu, et Costa Rica on hästi mägine vulkaaniline riik ja seal oli hästi suur karjakasvatuse karjakasvatuslik majandus ja see tekkis niimoodi, et kuskil 40-ndatel, 50-ndatel aastatel, kui hakkas see lihanõudlus nagu kasvama, siis lihtsalt kogu see Costa Rica kujundas ümber oma majanduse niimoodi, et nad lõikasid maha kõik metsad, panid sinna mägede nõlvadele omal karjad ja hakkasid siis põhimõtteliselt tegelema lihatöötluse ja piimatoodetega. Ja nii, mul mõte jooksis korraks kinni. Üks asi see loomade väljaheide on ju, mis nii-öelda siis risustas maad ja vett ja kõike on ju, ja teine asi siis need samad pestitsiidid on ju, mida tohutult kasutati. Et täna on Costa Rica tuntud oma puhta vee ja puhta looduse pärast on ju, aga mingi aeg tagasi, see oli vähem kui 20 aastat tagasi, oli tohutus väga palju ühesõnaga haigestumisi väga rasketesse haigustesse just selle sama pärast, et tegelikult see loodus oli rikutud. Seal ei olnud enam puhast loodust. Ja siis see Steven Brook hakkaski nagu mõtlema, et kuidas seda nagu maailma muuta, et see ei oleks enam selline nagu see pilt avanes talle ja siis ta kaardistaski ära need maa-alad ja kuna need põllud või karjamaad olid jäänud põhimõtteliselt seisma talunikele kätte, siis neid oli kätte saada väga soodsa hinnaga ja nad ostsid ära suured maalapid ja hakkasidki siis nagu looma seda elu sealt nullist ülesse, et seal ei olnud vett, ei olnud elektrit, seal ei olnud teid, ei olnud internetti, nad lihtsalt sisuliselt läksid nagu keset tühjamaad ja hakkasid looma uut kogukonda. Seal ei olnud puid ka, metsad olid kõik maha võetud. Need olid lagedad lihtsalt mäenõlvad täiesti, juba kui mõelda, et mis need lehmad on ju seal tegid on ju, ja lisaks sellele neil olid kõik metsad üldse maha võetud, et tegelikult oli see täitsa lagedad mäenõlvad, et nad näitasid meile ka, et vaadake, sealpool on veel selline maastik, nagu siin oli enne kogu see Costa Rica. Aga täna on just nende samade kogukondade poolt loodud, on väga huvitav väljend, aga uued vihmametsad. Ja sellised vihmametsad, mis on siis ühesõnaga jätkusuutlikud iseenesest ja veel nad toodavad nagu toitu ka, et seal siis kasvavad sellised puud ja viljad, mida inimesed saavad tarbida endale söögiks, on ju. Helirännak ei sobi sinu jaoks, kui sa oled mees, kellele meeldib kogu aeg midagi teha, nagu mulle. Aga kui sa oled naine või passiivne mees ja sulle meeldib lõõgastuda, nautida kosmose helisid, soovid kogeda helide spaad, siis oled sa õiges kohas. Helirännak sobib matustele, pulmadesse, sünnipäevadele, lastepidudele, teie vanaema ja vanaisa pulma aastapäevale, loodusesse, tuppa, telki, praamile, rabasse, igale poole, kuhu on vaja meeleühendust,
mitte lahutust. Soovid rohkem teada, kirjuta meile merkabasoundhealing@gmail.com. Tuleme esineme teile mina ja minu imeline naine. Aga head jätku. Seda on hämmastav kuulda, et kui kas siis kogu riik on nagu täiesti ümber muudetud nende kogukondade poolt? Seal on veel niimoodi, et 90ndate lõpus hakkas hoogustuma turism ja tegelikult kui see Costa Rica valitsus nägi, või mõistis, et neil on jäänud seda metsa järgi ainult mingi 25%, siis nad hakkasid soodustama tegelikult talunikel, et nad säilitaks oma metsa ja hakkasid andma toetusi nende metsade tagasikasvatamiseks. Aga mitte ainult siis nagu kohalikele, vaid tegelikult olid ka teretulnud nagu need kogukonna rajajad, kellele nad samamoodi seda toetust andsid. Ja sealt hakkas siis tegelikult see metsade tagasi istutamine peale. Et nüüd 20... Ja siin on üks oluline punkt veel. Riik tegi selle otsuse, et nad võtsid raha ära oma sõjaväelt, likvideerisid kogu oma sõjaväe ja suunasid selle raha turismile või loodusele, keskkonnale, sotsiaalprogrammidele ja tervisevaldkonnale. Ja sellega seoses siis, et see turism sai ka areneda. Aga maa parandamisele tegelikult, nagu mitte maa parandamise mõttes, aga kogu oma riigi looduse keskkonna parandamisele. Ja sealt hakkas tekkima neil ütlus pura vida, mis tähendab puhas elu ja sellega nad teretavad, jätavad hüvasti, sellega nad lahendavad probleeme, igal pool kasutavad sellist sõna nagu pura vida, puhas elu. Et mis on nagu oluline on see, et kui sa tood ära tähelepanu destruktiivsuselt loomisele, siis täpselt seda sa saadki. Sa hakkab looma see, millel inimesed hoiavad oma tähelepanu. Et tegelikult samamoodi võiks olla nagu tuua paralleeli Eestile, et inimesed keskenduvad liiga palju sõjale selle asemel, et tuua see tähelepanu millegi kasulikule, millegi hüve loomisele, et nad siis hakkab see täpselt looma, millele nad oma tähelepanu hoiavad. Nendes Anastasia raamatutes oli üks lugu, tuleb mulle meelde praegu. Küsiti, et kuidas sõjad lõpevad kogu maailmas ja vastus oli väga lihtne, et lapsed, kes on kasvanud üles nendes kogukondades või nii-öelda põliskodude külades, et nendel tekivad juba loomupäraselt ülivõimed ja siis lugu oli selline, et üks tüdruk lihtsalt, tal isa töötas sõjaväes ja siis tütar ei tahtnud seda, et isa nii palju ära on, siis ta hakkas kujutama ette, kuidas need bakterid, tema sõbrad söövad neid rakette ja asju ära ja siis avastati järsku, et terve hunnik lapsi oli selliste ülivõimetega, kes lihtsalt hakkasid relvastust ära kaotama üle maailma. Et selline tore lugu, et sellise mõne väga ratsionaalse inimese jaoks võib see olla nagu väga ebatõenäoline asi. Aga kui inimene, me ju kas või oleme siin ECOSHi ruumides, kus tegeletakse kas toidulisandite, vitamiinide müügiga, ehk siis oma sisemise bakteri keskkonna parandamisega. Et see mõnes mõttes võib see väga nagu lihtsalt juhtuda. Nagu see Costa Rica näide, et riik otsustab muuta. Aga kas seal suurlinnasid või selliseid faellasid või selliseid nii-öelda ikka veel selliseid nii-öelda kahtlasid piirkondasid on või on see? Seal linnasid on, aga see San Jose on kõige suurem linn terve riigi peale, siis on sellised natuke väiksemad linnad ja siis üldiselt on ikkagi seal nagu välimuselt ikkagi suhteliselt tagasihoidlikud sellised vaesemad nagu piirkonnad, et seal ei ole sellist kultuurilist neid hooneid nagu on Euroopas, et seal on nagu suhteliselt tühi selle koha pealt, et selle Costa Rica väärtus ongi minu arust tänapäeval see puhas loodus ja tagasi tulnud floora ja fauna.
ja seda nad ise ka hindavad seal väga kõrgelt. Et inimesed ei tule sinna vaatama neid tühja karjamaid, vaid nad tulevad vaatama loodust ja neil on väga rikkalik loodus, et nad on selle üle väga uhked. Mul tuleb selle sinu laste näitega meelde see ühe kogukonna näide, kus nad ütlesid ka, et samamoodi nagu täiskasvanud teevad otsuseid kogukonnas, siis on lastele samamoodi antud sõna ja nende sõna võetakse arvesse, laste häält võetakse arvesse, et lastel antakse ka otsustada, et mida nad soovivad, kuidas nad soovivad oma kogukonnas oma elukeskkonda parandada, mida nad sinna soovivad ja need asjad viiakse ellu ka. Et see ei ole nüüd konkreetselt üks ühele näide sinu sellest, aga lihtsalt seda, et kuidas võimestatakse ja väestatakse lapsi. Ja kuidas seal nendes kogukondades demograafia, et ma sain aru, et ameeriklaste poolt asutatud, kas siis kohalikke ka kaasatakse või on need isoleeritud kogukonnad, kuidas see välja näeb? Ja ameeriklased, kanadalased, niusiilandlased, kõik ja seal nad teevad väga suurt koostööd kohalike talunikega, et nad saavad väga hästi aru, et nad on sisse rännanud ja nende eesmärk on isegi niimoodi, et nad ei tooda ise meelega kõike, vaid nad teevad nagu ostavad siis naabrite ja siis külafarmeritelt oma toodangut ja nad on ka niimoodi öelnud, et näiteks Pachamama kogukond tegelikult ise toitu ei kasvata, sellepärast et seal on pool aastat vihma ja pool aastat päikest ja kuivust, et taimed seal vihmaga eriti ei taha kasvada ja siis kui kuiv, siis ka ei taha kasvada, aga mis nad siis teevad, ongi see, et nad on öelnud siis nendele talunikele, et tootke ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid, siis me ostame teilt kaupa ja nad on ümber orienteerinud niimoodi, et nad ongi mõjutanud neid talunikke, et nad saavadki oma puhta toidu kätte siis oma naabritelt. Ja see oli väga mitmes kogukonnas, nad rääkisid samamoodi, et kogukond koosneb siis oma väikesest kogukonnast, seal mõnes kogukonnas oli 10 ringis inimesi, kes on siis nagu selline tuumikkogukond, siis on see nii-öelda natukene suurem kogukond, kes on siis neid ümbritsevad lähedasemad inimesed ja siis on nagu terve see piirkond, et kogukonnad nagu toimetavad käsikäes nagu siis nende ennast ümbritsevate kogukondadega. Ja näiteks Verde Energia, nemad on lausa loonud sellise ühisorganisatsiooni Black Sheep, ehk siis, et ongi selleks, et kuna üks talu võib-olla ei jõua kõike toodangut toota, siis nad teevad seal koostööd, nad ostavad siis kokku neid puhtaid toiduaineid selleks, et olla konkurentsivõimeline ja saada ka endale õiglaseid tingimusi, et siis ongi selline organisatsioon selleks spetsiaalselt nagu loodud. Ja ütleme siis nii, et need tuumikkogukonnad, nad aitavad leida ka investeeringuid, et kirjutavad projekte, otsivad rahasi, et need kohalikud saaksid siis endal oma farme uuendada, muuta, seal ühes oli, nad toetasid kohalikku farmi on ju, et nad said endale uue kasvuhoone ehitada ja toota siis edaspidi oma seda rohelist seal kasvuhoones. Et mõtled küll, et miks pärast peab olema Costa Rical on ju kasvuhoone, aga nad seletasid ka, et kuna seal vahepeal on lihtsalt nii kuum on ju ja et hoida seda ja vihm ka lõhub ära on ju, et mõlema kaitseks on vaja kasvuhoonesid. Et ühesõnaga nad toetavad kohalikke inimesi ka. Ja et kohalikud ikkagi saavad pigem kasu sellest kõigest, et ma seal küsisin meie sellest ühe tuuri juhilt, kes on kohalikke nimetatakse tikodeks ja tikadeks, et küsisin, et kuidas sa suhtud sellesse, et nüüd need Ameerikas tulevad ja loovad siin kogukondi ja niimoodi, siis ta lihtsalt ütles, et see on ikka oluliselt parem, kui tulevad kogukonnaloojad, kui tulevad ärimehed, kes lihtsalt vastupidi võtavad metsa maha, panevad suure hotelli püsti ja läheb meeletult vett ja muid ressursse, et selles mõttes nad on väga teadlikud, et nende riik saab sellest pigem kasu, kui tulevad läänest inimesed ja loovad seal kogukondi, et seal on üle 30 kogukonna, see riik on väga väike, see on sama
peaaegu sama suur kui Eesti. Eesti on natukene väiksem, 45 000 ruutkilomeetrit, see on, aga Costa Rica on 51 000 ruutkilomeetrit, nii et noh, selles samas klassis ja seal on üle 30 kogukonna, et see on väga suur arv. Suur seal rahvaarv on? Rahvaarv oli äkki, kui ma nüüd ei eksi, 5 miljonit. Aga seal on see huvitav fakt, et kui vaatad kaardi pealt, et oi, et 160 kilomeetrit on läbida, et no mis see siis on, 1,5 tundi on ju, 5 tundi sõidad seda. Et noh, see liiklus on seal hoopis teine kui meil siin. No ja seal lisaks see, et meil on ju see flat, et lamepinnas on ju, et tegelikult neil on ju meeletult seda mägist ruumi ka juures, et siis tegelikult on neil ikkagi oluliselt rohkem seda pinda kokku võttes nagu. Aga kas kohalikud siis elavad seal mõnes kogukonnas ka või on nad nagu ise kohalikud ka loonud mõndasid kogukondasid? Nagu näiteks Eestis on just nagu mingid eestlased loovad oma kogukondasid ja... Ma ei tea ühtegi, et oleks kohalikud loonud oma kogukonda, et pigem nad on loodud kogukondade osad, et neid võetakse ka vastu, kes soovib ja eriti kui noh, eriti nagu pooldatakse neid inimesi, kellel on midagi sinna kogukonda nagu pakkuda, et kas siis mingi õpetajaks või siis aiandust või siis aitavad seal kogukonnas retriidikeskuses midagi teha ja noh, kõikides kogukondades ma nägin ikkagi kohalikke ka ja üldiselt on jah, seal nagu niisugused võrdsed tingimused, kui ma jälle kuulsin, et kui need näiteks mingid ärimehed sinna tulevad, siis nad ikkagi võtavad nii kohalikke kui odavat tööjõudu. Et see maa toimib teistmoodi. Täiesti teistmoodi kui meil. Lõuna-Ameerika. Et ma kohtusin globaalse ökokülade võrgustiku presidendiga äkki 4 aastat tagasi või. Ja tema oli pärit Kolumbiast ja ma küsisin talt, kuidas seal elu on ja siis ta rääkis sellest Lõuna-Ameerika vägivallast ja milline elu on ja samas ka sellisest nagu diversiteedist, et seal võib kohata nagu täiesti nagu süsimustasid inimesi ja minusugused inimesi, et kõige nagu mitmekesisem. Aga ma saan praegu aru, et Costa Rica on kuidagi, et ta ei ole täitsa nagu nii-öelda tüüpiline Ladina-Ameerika maa sellisel juhul. No ei ole jah, seepärast, et noh, tegelikult on ju alates sellest Columbuse ajast ikkagi sinna ju koloniseerimise ajast tulnud sinna ju väga palju hispaanlasi ja itaallasi ja sellist rahvast, et nemad on ka juba kogu nagu kohalikud, aga tegelikult enne seda olid ju kohalikud rohkem indiaanlased, eks ju, et juba seal on see oma segunemine toimunud ja nüüd on siis kogukondades omakorda siis nagu noh, tegelikult rohkem ikkagi valged, et valgete osakaal on Costa Rical väga suur. Aga seal indiaanlaste kogukondasid ei kohanud, et ma tean, näiteks Mehhikos on suuri maiade kogukondasid, mis ongi nagu kuidagi veel selle ühendusega mõnesse juurtesse, vanasse traditsiooni ja samas toimivad siin tänapäeva maailmas. Mis meil tänapäeval väga populaarne on see toorkakao ja kakaotseremooniad, et inimesed käivad kas Guatemalas, Mehhikos nende maiade juures just õppimas kakao kohta ja impordivad seda niimoodi, et nad teevad oma äri sellisel moel. Välisindiaanlasi on seal ikka nagu naturaal, päris põliselanikke on seal väga vähe. Noh, minul puudub päriselt info, aga kui võtta seda, et nad ikkagi ütlesid, kui nad ütlesid, et maa oli ju tühi maa vahepeal, noh, mingil ajal, et siis võib arvata, et lihtsalt ei olnud enam neil kuskil elada sellisel moel. Ja aeti võib-olla minema. 95. aastal toimus ka ülemaailmse ökokülade võrgustiku ühenduse loomine. See on huvitav aasta ja samal aastal sai sellise suure hoo sisse Šotimaal selline linn nagu Findhorn, mida kutsutakse nii-öelda ökolinnade pealinnaks ja seal on paljude organisatsioonide kese ja kontorid ja nemad hakkasid sarnast asja tegema Šotimaal, et taasmetsastama Šotimaad.
inimesed teavad neid ilusaid pilte Šotimaast, need nii-öelda, mis on Highlands, need nõlvakud, need on kõik nii-öelda paljad puudest. 400-600 aastat tagasi olid seal metsad ja hundid ja kõik muu. Ja Taanis samamoodi toimus selline ökoloogiline katastroof, et Taani on vist kõige lähem nagu maa meile, mis on sarnast asja läbi käimas. Aga miks te nii kaugele läksite, et kust selline innustus tuli? No see kõik sai põhimõtteliselt minust alguse, et mina tahtsin sinna juba, ma ei tea, aastaid minna, 5 aastat midagi sinna nii kohutavalt tõmbas. Esimene koht, mis ma üldse tahtsin külastada, oli Rütmiakeskus, oli niisugune tervise ja niisugune detox retriidikeskus. Ja siis hakkas seal rida muid kogukondi ja retriidikeskuseid mulle nagu ette tulema. Ja siis ma siin mõtku rääkisin Ecoshis, et lähme. Ja siis, kui mul jäi lõpuks silme ette see ökokogukondade tuur, siis ma tundsin, et nüüd on aeg nagu minna. Et see on hästi mugav, eks ju, sest et kõik on ette tehtud. Sa ei pea ise seal mingis kontakte looma, helistama midagi, et sa lihtsalt istud autosse ja sind viiakse ja tutvustatakse ja kõik on nagu loodud, eks ju. Et see oli hästi mugav viis minna tutvuma kogukondadega. Ja kuna meil ikkagi endal on ka siin käinud peast läbi, et luua tervisekeskus ja sinna ümber kogukond, siis tegelikkuses käisime ka seda uurimas, et mismoodi nendel seal elu käib, kuidas me ise suhtume või kuidas, et tekiks mingi tunnetus kogukondade suhtes, et mis see on ja kuidas nad toimetavad ja kuidas nad toimivad ja kõike seda poolt. Ja mind on eriti huvitab see retriidikeskuse pool, et tervisekeskuse pool, et saada sealt nagu mõtteid ja see on mul on niisugune südameteema ise ka kunagi lõpuks ikkagi panna üks tervisekeskus püsti. Kui hästi läheb, siis võib-olla äkki õnnestub. Aga tegelikult see lugu oli hoopis siuke naljakas, et Agnes on selline planeerija, mõtleb pikalt ette, aga me olime ühel tseremoonial ja Agnes sai kanalduse lihtsalt ja ütles, et Vahur, sina pead tulema ja siis Karin, sina tuled kaasa. Ja siis ma järgmine kord küsisin, et kas muidu tead, et ma õpin Tartu Ülikoolis kogukondade arendamist ja sotsiaalset heaolu, et ei tea. Ma ütlesin, et aga mulle väga sobib, et kuna see valdkond lihtsalt huvitab mind väga, ja siis kui ta ütles Costa Rica, ma mõtlesin, okei, kus see lasub, ja sealt ma ka midagi ei teadnud, aga siis mul aeg-ajalt mul mõned unistused on või siuksed mõtted, et mida võiks, et kunagi ma mõtlesin, et Kariibi mere äärde tahaks minna ja siis selgus, et oi, see on Kariibi mere ongi Costa Rica ja siis ma ütlesin, väga hästi sobib minu plaanidega ka. Et sain Kariibi mere ääres ka ära käia. No nüüd tagantjärgi ma saan aru, et see mind tõmbas sinna vaistlikult ikkagi see Costa Rica unikaalsus, see, millega nad seal ikkagi toime on tulnud, et tegelikult on nad ikkagi sõdalased, kes need loovad neid kogukondi täiesti nullist, et sul ei ole mitte midagi tuttavat, sa astud täiesti tundmatusse maale ja iga samm on sul väljakutse, sa ei tea mitte midagi, mitte kellelgi pole kunagi olnud mingisuguse kogukonna loomise kogemusi, ei ole, lihtsalt kõik hakkavad nullist pihta. Kuidas vesi tuleb, kust elekter tuleb, kust puhas toit tuleb, kõik hakatakse nagu nullist pihta. Ja me nägime väga erinevaid kogukondasi, nägime selliseid kogukondasi, kus rahapatakaga tullakse ja tehakse igasuguseid ägedaid asju ja siis nägime ka selliseid kogukondasi, kes tõesti on tulnud 2 kätt taskus ja polegi mitte midagi olnud, kui ainult oma pealehakkamine ja jõud ja tahe. Ja siis niimoodi vastavalt võimalustele on hakatud ehitama, et see üks kogukonna juht ongi, et pool aastat siis vihmaperioodil käib Ameerikas, ta on muusik, siis teenib muusikuna raha, kogub raha kokku, siis läheb Costa Ricale selle kuival perioodil ja siis paneb kogu selle raha sinna oma Costa Rica kodu ehitusse.
et niimoodi käivad ja teistel on siis ongi, ostavad suure kinnistu, see võib öelda isegi, see on nagu kinnisvaraarendus isegi, sest et need kinnistud on suured olnud, need on jaotatud kinnistuteks ja siis nüüd lihtsalt müüakse siis sellise meelelaadiga inimestele, kes siis hindavad seda kogukondlikku eluviisi. Ja siiamaani on võimalus nagu liituda nende kogukondadega ja endale soetada seal elamine. Kas sina oled mõelnud, missugust vett sa jood? Oled sa kunagi uurinud, mis meie veepuhastusjaamades toimub? Missugune meie põhjavesi on, mis seisukorras ta on? Kui sa uuriksid seda, siis sa märkaksid midagi väga huvitavat. Et asjad pole nii ilusad ja lillelised, nagu meile näib. Ja seetõttu seda saadet toetab Kangen Vesi, kangen veeaparaat, mis muudab vee elusaks. Ja päriselt, ta muudab vee elusaks. Ja kui me joome seda vett, siis me suudame mõne nädalaga oma soolestikku ära puhastada, oma rakku täita veega ja tegelikult tunda paremat enesetunnet, rohkem elujõudu, rohkem eluvaimu. Ja ma räägin sulle loo, kuidas ma jõudsin selleni. Läksin salvestama ühte ettevõtlik mina podcasti osa ühe toreda naisega ja teemaks oli vesi. Siis ta räägib meile, mis veega toimub, mis põhjaveega toimub, mis on meie vee seisukord. Ja ma kuulan, ma tean seda infot juba ja saate lõpus hakkab ta rääkima sellest veeaparaadist, annab mulle seda proovida, joon kangen vett. Ja ma järsku mõistan, et see on väga oluline. Üldiselt ma väldin tooteid, sest ma ei taha neid müüa ega pakkuda edasi. Aga siis ma sain aru, et see on midagi rohkemat kui lihtsalt veeaparaat või lihtsalt vee joomine, vaid see on asi, mis suudab inimesi aidata, asi, mis muudab inimeste elusid. Ja ma otsustasin ka endale soetada aparaadi ja ennast paremini tunda enda kehas, keha puhastada ja tegelikult täita elava veega, niisutada ennast. Ja ma kutsun sind ka seda tegema. Kui soovid rohkem infot, siis vaata all olevat linki ja vajuta sinna. See on hästi põnev. Mul oli üks küsimus ka, aga see läks jalutama. Läkski ära. No mina nii kaua võin rääkida seda, et mina päriselt toimin niimoodi, et ma ei planeeri asju ette, ma isegi ei oska unistada, sellepärast, et iga kord, kui ma olen elus midagi ägedat kogenud, siis ma mõtlen, ma poleks elu sees osanud sellist asja unistada. Ja mina lihtsalt lähen, kuhu kutsutakse ja mis ellu tuleb nagu ja muudkui kulgen seda rada. Samamoodi on see Tartu Ülikooli õpingud ja praegult ABCD treeningud ja kuidagimoodi need asjad lihtsalt tulevad mu ellu. Ja siis ainus asi, mida ma endale pean ütlema, on see, et kannatust. Tahaks võib-olla mingeid tulemusi hästi ruttu näha või aru saada, miks pärast mingid asjad ellu on tulnud, on ju. Aga need vastused ei käi nii kiiresti, lihtsalt elu on pidevas mõnusas kulgemises. Ja minul on tegelikult tuli ka see reis ikkagi nagu läbi mingisuguse sisetunde, lihtsalt miski kogu aeg kutsus, eks ole. Et see puhas elu või selline väljend on mind selles mõttes kogu aeg nagu kõnetanud, sest et kui mõelda, et tahta teha nagu retriidikeskus, siis ma tahakski teha just, et on nagu füüsilise keha puhastus, on ju emotsionaalkeha puhastus, mis on siis oma emotsioonidega hakkama saamine ja siis mentaalkeha puhastus, et oma piiravate uskumuste, traumade ja muude teemade vabastamine. Ehk siis, et siis see kuidagi, ta läks nii hästi kokku selle Costa Rica teemaga, et mis seal nagu on loodud ja see, Karin vist ütles, et kaotasid sõjaväinu 1949, et siis suunasid kõik ressursid siis keskkonnale ja loodusele. Aga see, mis sina ennem ütlesid, mul ei taha üldse meelest ära minna. Mul tunne, et ma pean välja ütlema, et minu uskumus või veendumus on see, et mitte nagu agressioonis võidelda kellegi või millegi vastu, vaid leida viis ennast nii palju kasvatada, et
et sa lihtsalt nagu kasvad üle sellest. Nagu sa ütlesid, et noh, et kogukonnad võitlevad kuskil, noh, Toompeal on ju, või mis iganes, siis see on üks võimalus. Ja võib-olla ka vajalik mingis mõttes, aga teine võimalus on see, et lihtsalt iseennast kasvatada nii palju suuremaks ja võimsamaks, et sellel muul maatriksil lihtsalt ei ole enam ruumi. Et ma arvan, et võib-olla mõlemat on vaja, aga pigem ma usun sellesse teise versiooni. Nii nagu noh, kas või need Costa Rica kogukonnad, nad samamoodi, neil ei sobinud enam see süsteem, kus nad elasid. Nad tahtsid sellest välja ja nad on, noh, seal on üks kogukond, kus eesotsas olid ka mingid endised pankurid ja mingid Braveheart, Jah. Brave Earth. ja, et noh, Agnes oskab täpsemalt rääkida, et nad on loonud seal täiesti oma süsteemi ja noh, nad kasvatavad ennast nii palju suuremaks ja võimsamaks, et süsteemi hammas ei hakka enam peale. Et see on minu jaoks on nagu selline hästi suureks eeskujuks just seesama Braveheart. Braveheart on jah, et kui teistel on võib-olla rohkem see kogukonna ehitamine nagu sihuke füüsiline on ju, aga siis nendel nemad on hästi sellised nagu erilised selle poolest, et nemad hästi kontsentreeruvad just selle sisemaailma muutmisele, et endast välja juurida kõik sellised kapitalismi, rassismi, puudusteadvuse, kontrollmehhanismi, kõik siuksed mõtted ja minu arust seal, kui mina nagu kogesin niimoodi, et kui nad rääkisid, siis see kõne oli ka nii teistmoodi, et ma sain aru, et nad räägivad teistmoodi. Täiesti teisel sagedusel. Et nad jälgivad hästi tugevalt, mida nad ütlevad ja nendel on hästi oluline see ka, et nende core tiimis oli oluline, et just, et see oleks mehed ja naised võrdselt. Ja mis seal minule nagu hästi meelde jäi see, et just, et nad pööravad tähelepanu, et mehed ei kasutaks agressiivset kõneviisi mitte kuskil. Ehk siis, et hästi mõeldakse selle peale, et mida sa väljendad, kuidas sa väljendad, kus kohas see lause tuleb ja patriotismi muutmine ja nad on loonud lausa uued süsteemid ja nad levitavad ka neid, et seal on võimalus võtta neid kursusi ka, et kuidas siis endas neid arendada. Nendel tegelikult nende see kogukond oligi pigem retriidi ja koolituskeskus, kuigi nendel on ka soov muutuda rohkem ja rohkem kogukonnaks ja isegi nagu selles mõttes oli huvitav, et nad isegi väljendasid justkui seda, et nad väga ei saagi aru, et kuidas need teised nagu nii väga kogukonnad on, et nende mõistes on see kogukond isegi midagi muud, kui võib-olla teised kogukonnad teevad, et just, et nad aitavad seal ka hästi palju kogukonna väliselt inimesi, et seal kellegi põles maja maha, siis nad läksid kogu oma tiimiga, aitasid selle perekonna jalule. Ja kui su küsimus oleks, milline mu lemmikkogukond oli, siis seesama see Braveheart. Ja arhitektuuriliselt olid nad väga ilus, tõesti super ilus, et nägus ilus, et sa vaatad peale, saad aru, et vau. Tahaks kohe minna, et mul on hea kujutusvõime, kui ma kuulen, et tuleb minna. Agnesel on Facebookis pandud ka nende meiliaadressid või mitte meiliaadressid, kodulehtede aadressid vist, et kindlasti sealt saab vaadata, et seal ma tegin jah päris mitu artiklit oma sellele Facebooki postitusele, et hästi palju kogusin infot, panin selle üles, pärast et info läheb meelest ära, et nii kui sul lased kuu-kaks läheb mööda, juba pool infot on läinud, et siin tahtsin, et sellest jääks tõesti jälg maha, et seal, kuna ma hakkasin seda teemat seal nagu Facebooki panema, siis lihtsalt tuli nii palju infot, et kuule, et ole hea, et anna siis rohkem infot, et tahaks teada, mis seal toimub ja millega seal tegeletakse, et siis ma tegin niisuguse põhjaliku artikli selle kohta. Põlismaalasena mul hakkab selle retriidikeskuse ja kogukondade loomise peale alati keha niimoodi vibreerima. Et see on minu suurim unistus, et siia Eestisse luua
luua veel palju kogukondasid. Ja sellise keskuse, just sellise retriidikeskuse, mul on selline nagu unistus, et oleks kuppelmaja. Selline, see on suur kuppelmaja, et see on keskuse hoone, kus toimuvad igasugused tegevused. Minu eriala on helid, ehk siis oleks kongid ka. Et siis ma unistan sellest, astun sinna poole samme, siis on palju maiseid takistusi ees. Aga see sisemine selline soov, lootus ja unistus ikka käivad sees. No see on kõige olulisem, et on sinu süsteemis selline võimalikkus. Võimalikkus ja inspiratsioon, mille poole siis liikuda, et siis on ju tegelikult lootus sinna kohale jõuda versus see, et kui sul mitte midagi ei ole ja sa oled sõltuv kõikidest nendest uudistest ja asjadest ja oled siis nagu nende meelevallas, eks ju, et oluline ongi see panna see fookus ja liikuda ikkagi samm-sammult sinna poole, et küll see ikka lõpuks täitub. Üks õpetaja, Don Conroe, ta on vana kongimeister, 90-aastane äkki praegu. Tema ütles, et let's populate the earth with sound gardens, et paljundame maailma täis heliaedasid. Et küllap see kõik juhtub ja nagu Karin ütles, et alati ei juhtu see nagu kohe kui tahaks. Vahest ongi vaja väga pikka sellist mängu mängida mingi unistuse peale. Aga mis te siia Eestisse sealt kaasa võtaksite? Kuidas võiks seal kogetud, üks asi on jah, et jagada seda kogetud siin, aga kuidas seda kogetud siin nii-öelda paljundada? Kas on ka sinna läinud mõtted? No tegelikult me siin Kariniga nagu seesmiselt tunnetame või tundsime, et sellel on tegelikult, seal meie reisil oli tegelikult mingi palju suurem eesmärk. Hetkel veel me ei oska seda öelda, kuidas see nagu hakkab arenema, aga see tunne tuli, et see ei olnud nagu siukene nagu isegi mitte nagu Ecoshi keskne niivõrd, kui nagu üle-eestiline. Et mul on hästi tugev tunne, et see on kuidagi seotud terve Eestiga. Et ma ei tea, kuidas see hakkab nüüd arenema, võib-olla sa räägi see lugu ära, mis sa kuulsid seal bussis, jäid kogemata nagu kuulama seda mingi toitu. Mul täpselt see lugu ei tule praegu meelde, aga ma toetan sind selle koha pealt, et igal juhul on see mingi suurema eesmärgi tarbeks ja mina tajun nagu elus järjest rohkem tuleb neid inimesi, neid kontakte, et kuhugi see hakkab nagu liikuma ja mul on tunne, et see ongi seotud kuidagi kogukondlusega, sest et iseenesest ju terve Eesti on üks suur kogukond, eks ju. Et võib-olla ei peagi tekkima sellised kogukonna mõttes, vaid et nagu Eestis tekivadki sellised kõikvõimalikud võrgustikud, eks ju, toiduvõrgustikud, kontaktide võrgustikud on ju, ja tegelikult ju ikkagi meil siin-seal ju ka tekivad juba kogukonnad. Et ja mingil hetkel võiski rohkem neid nagu üles tõsta, et meie enda rahvas nagu saaks sellisest mõtteviisist või elulaadist nagu üleüldse teadlikuks rohkem ja siis, et hakkab see mõte arenema ja siis võib-olla minnakse siis endale sobivasse kogukonda, eks ju, kus sa saad oma panuse anda. Et mul on selline tunne, et see nagu hakkab jälle uuesti võtma nagu tuuri ülesse, et hetkel veel ei tea täpselt kuidas, aga tunne on hästi tugev ja see on hästi oluline, sellepärast et see maailm, ta peab senisest kohast, kus ta praegu on nagu muutuma, et niimoodi ei saa tegelikult enam ka nagu väga jätkata, kus me praegu oleme, eks ju. Ja minust Toomas Repido vist oli see, kes ütles ka, et Buda ei sünni enam ühe isikuna, ta sünnib kogukonnana. Ja see on täiesti minu arust juba sündimas ja sündinud, et see, mis seal ma vaatasin ka, mis seal Costa Rical toimus, siis see ongi nagu, see ongi kogukond, budism tervikuna ja tahtsin veel midagi öelda, et minu enda mõttemaailmas käis selline nagu teadmine või taipamine või info, mis mulle anti, oli see ka, et maaema on ju elus organism, et maaema sünnitab iseennast inimeste läbi
selleks, et tervendada see planeet ära. Et kui ta nagu on pannud osa oma hingest inimese sisse, siis see inimene saab reaalselt kogeda, mis seisus on planeet. Ja siis sa võtad midagi ette, eks ju, et muudad seda nagu seda planeeti, aitad teda kuidagi. Et see nagu läks kokku selle Buda teemaga, et Buda on kogukond. Mulle kuidagi see nagu meeldib ja minu arust see nagu, mind see ka kohutavalt kõnetab lihtsalt. Ja siis, kui ma seal Pachamama kogukonnas olin detox retriidil ja meil oli see vabastava hingamise seanss, ma ei tea, millegi pärast ma ei olnud käinud 20 aastat vabastaval hingamisel ja siis ma võtsin väga tõsiselt seda hingamist. Ja see, mida ma seal lõpus, ma lihtsalt vist 10-15 minutit järjest ainult nutsin tänulikkusest. Et mul anti see kogemus, see tohutu tänulikkus selle eest, mis need kogukonnad olid teinud selle maa hüvanguks, planeedi hüvanguks, et tõesti nagu istutanud tagasi metsad, loonud kogukonnad, kus on koostöö, mõtelnud jätkusuutlikkuse peale, kus on see 99% sellest riigist on, kuidas nad ütlevad seda nüüd, taastuv energia, eks ju, ja kuidas toimub siis enesearengu koolitused, et see on tohutu labor, see on nagu katselabor seal Costa Rical. Ja lihtsalt see kogemus, et kuidas maaema on nagu tänulik selle töö eest, mis seal sai ära tehtud. Et see oli ülivõimas, lihtsalt minu isiklik kogemus, et ma ei tea, minu jaoks oli see nagu vist kogu reisi siuke tipphetk, kui ma sain sellist kogemust kogeda. Saad sa räägi see Kotka lugu ka ära? Ja siis seal Pachamamas ma kuulsin ka sellist lugu, et Costa Ricast saab alguse kondori ja kotka prohvetlik ettekuulutus. Ja see tähendab siis seda, et kunagi lendasid kotkas ja kondor koos nagu vennad sõbralikult, et kotkas esindab siis Põhja-Ameerikat kui ratsionaalset ehk mõistuslikku, tehnoloogilist ja mehaanilist maailmavaadet, siis kondor esindab Lõuna-Ameerikat, mis siis on nagu intuitiivmaailma ehk siis tunnetusliku maailma, loodusega koostöö ja niisugune maimne ja spirituaalne. Ja siis, kui see koloniseerimine hakkas 500 aastat tagasi, siis põhimõtteliselt see kotka maailm hakkas domineerima kondori maailma üle, ehk siis surus alla looduse ja vaimsuse ja kõik need riigid siis kannatasid selle all. Ja siis ettekuulutus räägib sellest, et 21. sajandil saavad kondor ja kotkas jälle kokku, nad hakkavad koos lendama ja see saabki nagu alguse sealt Kesk-Ameerikast, et Costa Rica on täpselt ühendab ära Põhja- ja Lõuna-Ameerika, täpselt seal vahepeal niisugune väike riik ja kus siis ühendatakse ratsionaalne, intuitiivne, tehnoloogiline, vaimne loodusega. Ja see on tegelikult sündinud. Et seal on see alguse saanud ja see on väga võimas, mis seal jällegi toimub. Selle looga tuleb mul meelde üks vanaisa, keda kohtusin, kas ta nimi oli Coyot. Igatahes looma nimi oli talle nii-öelda antud kogukonna poolt. Ja ta kusagil 60-70 aastat tagasi hakkas koos ühe karavaniga rändama ja nad rändasid 40 aastat läbi kogu Lõuna-Ameerika ja nad nagu lõid liikuva kogukonna, et igaüks võis liituda sinna ja ta oli seal mitu tsüklit, rändas koos 20 aastat, siis 10 aastat elas kuskil kogukonnas, mis oli siis selle tulemusel loodud, et see karavan innustas inimesi. Nad tegid seal mitu ringi Lõuna-Ameerikale peale. Siis mul õnnestus seda kohata, siis ta rääkis oma neid teadmisi, oma lugusid, et kohe see kondori kotka lugu, et see oli ka tema üks lemmiklugusid, mida ta jagas.
aga selle kogu teema peale, et mul hakkab sees põlema, et ma väga seda välja ei näita, aga mul täiesti nüüd põlen seest, et see on minu soov, et oleks see võrgustik, kogukonnad, inimeste vaheline koostöö. Et kui keegi, kes kuulab, vaatab seda, et kui sa tunned ka seda, et sul hakkab sees põlema, siis ma ei tea, võta ükskõik kellega meist ühendust. Ma ei tea, kas sa oled, ma ei tea, arhitekt, kinnisvaraarendaja või sul on lihtsalt käed taskus ja sul ei ole sentigi. Aga sa tunned seda tunnet, et see on, Kutset. ja siis lihtsalt võta ühendust ja need ühendused hakkavadki ehitama üheskoos seda maailma. Et nii kaua, kui me oleme selles omas mullis ja mõtleme, et mul on nii kiire ja nii edasi, kõik need toimetused. Aga kui on see ühendus, siis üks hetk võib tulla see ühenduse see tõmme, et ma ei pea neid toimetusi tegema, siis ma saan tulla neid toimetusi sinna looma midagi. Ja, et igaüks saab ju enda poolt midagi anda või midagi teha, et mul viimasel ajal on millegipärast nagu mitu korda üles tulnud selline asi, see on jälle seotud sellega, et kui inimesed hoiavad nagu selle tähelepanu sõjal, siis energeetika tõmbub kokku selle asemel just, et nagu laotada oma energia terve Eesti peale ära. Ja kui inimene selle lükke teeb oma teadvuses, siis ta koheselt tegelikult tunneb, kuidas ta on nagu suurem, ta rind läheb nagu ette, eks ju, et ta saab tunda täita oma väge, kui ta laotab oma energia terve Eesti peale ära, et sellest võib sündima hakata midagi väga-väga ilusat, kui inimene tunneb, et ta on nagu Eestiga seotud, ta tahab selle Eestile midagi nagu pakkuda või midagi teha ja kui mitte midagi muud teha ei saa, siis saabki lihtsalt energeetselt laotada ennast üle terve Eesti. Et see on ka jumala suur asi, sellepärast, et kui inimesed kogu aeg mõtlevad, et see Eesti on halb koht, siit tuleks ära minna, siis kõik energeetika, mis niimoodi kokku tõmmatakse, see läheb minema ja Eesti jääb järjest nõrgemaks kogu aeg. Selle asemel, et nagu laotada ennast laiali ja öelda, et inimesena ma saan otsustada, inimesena ma saan midagi teha, igaüks saab midagi teha selleks, et seda Eestit paremasse kohta viia, tugevamaks luua. Ja selles mõttes ongi ju hirmuteadvus on see, mis toodab ja produtseerib seda, ja me ei tahetaks ju ka hoida seal, sellepärast, et me oleksime nõrgemad. Ja samas armastuse teadvus on see, mis loob seda päriselt tugevust, mis ei ole võitlus, vaid ongi puhas armastus. Et iga sõna loobki täpselt seda, mida see sõna tähendab. See on nii tabavalt öeldud lause minust. Iga sõna loob seda, mis ta on. Sõda loob sõda, armastus loob armastust, kurbus loob kurbust, viha loob viha. Et lihtsalt iga sõna, mida me peas laseme, täpselt seda ta loob. Et see on nii oluline jälgida, mis mõtteid me igapäevaselt mõtleme, kuhu me oma energia suuname. Et kui inimene tahab oma põrgust välja tulla, siis tal on vaja lihtsalt otsustada, et ta paneb sellele vabadusele või paradiisile või kuhu. Huvitav, et me siin praegu selle kohaga oleme. Kui ma võtsin Simo su raamatu ennem ette, siis see koht, mida ma välja lugesin, oli täpselt see sama, mida praegu Agnes ütles. Kas sa ütled selle oma sõnadega korra? Ma ei mäleta. See oli samamoodi, et kui suur jõud on mõttejõul, ja kuhu me tähelepanu suunume. Täpselt see sama lõik, mis ma enne lugesin su raamatust. See mõttemaailma teema on nii huvitav teema. See on lihtsalt, see on ikka hämmastav, kuidas me saame oma mõtteid nagu muuta ja muudame sellega kogu oma reaalsuse ära. Aga natukene on nagu see tähelepanu koht siin ka, et kui meil praegult nagu läbi selle kriisi ja samamoodi läbi tegelikult ju hirmu sunnitakse olema kogukonnad. Et see on nüüd üks kogukond, sellepärast, et kriisi mõttes need inimesed peaksid koonduma, siis seal tekib mingi vastuolu. Et inimesed natukene, ma olen kogenud, et tunnevad ka mingit sellist survestatus kogukonda kuulumise suhtes ja nagu see ei ole see kogukond, millest meie täna siin räägime, mis on nagu armastuse põhine ja see iseenda väärtustamisega välja kasvav või iseenda väärtustamisest välja kasvav kogukond
kus sa väärtustad iseennast ja väärtustad seda elukeskkonda, on ju, ja siis sa moodustad kogukonna või see moodustub iseenesest see kogukond nende sarnaselt mõtlevate inimestega, et on see võib isegi ju küla olla, et see ei pea isegi olema. Aga nagu ongi see, et noh, et inimestele praegu nagu sunnitakse teatud mõttes peale, et noh, see on nüüd see üks kogukond siin selle kriisi mõttes, on ju, ja see on nagu tunnetad, et sunnitakse peale? noh, ongi kriisiplaanid näevad ette üleriigiliselt, et on need kogukonnad ja siis määratletakse, kes on kogukond ja kes ei ole, küsimata inimese enda arvamust, kas ta tahab sinna kogukonda kuuluda või ta ei kuulu, on ju. Et see kogukond, millest me räägime siin praegult, on midagi muud kui need kriisikogukonnad. Siin, kui enne Agnes mainis Toomas Trapidot ja Kaia ja seda maaema elusust, siis Toomase 2 lemmik nii-öelda, või ütleme nii, et lemmikraamat on Maailmatants, mis on kirjutatud ühe naise poolt Elisabeth Santuris ja tema arendas edasi ühe mehe teooriat, see on lihtsalt see üks mees pani selle teooria nii-öelda akadeemilisse sõnasse David Lovelock, Kaia teooria, ta tõestas ära, et maa on elusorganism ja et me kõik oleme maa tükikesed. Et minu esimene kogemus sellega, et maa on elusorganism on sellega, et mul teismelisena üks mu sõber sõi neid võluseeni ja siis tal tuli see nii-öelda väga halb kogemus sellest, siis ta minu jalge ees põlvitab, nutab, et inimkond on nagu vähk siin maa peal. Aga hiljem ma olen mõelnud selle peale palju, et võib-olla maa väljendabki ennast tegelikult läbi inimeste, et võib-olla maal endal on olnud mingisugune nii-öelda vastuolu enda eksisteerimises. Ja siis ta on tekitanud ka siia enda peale eluslooduses kõik need konfliktid ja üksteise söömised ja väga huvitav pööre toimus mu peas, ma järgisin su mõtet ja siis kuni selle maani, et sa ütlesid, et maal endal oli iseendaga vastuolu. Täiesti huvitav, kas sa nagu laiendaksid seda mõtet, siin mul tekkis mingi error korra. No näiteks mina olen inimene, siis mul tekib mingi identiteedikriis, et kas ma olen kala või kana või kes ma olen ja siis hakkan nagu sööma, mida kanad söövad ja mida kalad söövad ja siis järsku keha hakkab nagu üks pool kehas hakkab nagu lagunema ja siis need rakud, mis siin paljunevad, et need ei olegi enam terved rakud. Võib-olla planeedil endal oli mingi identiteedikriis, et mingi kosmiline identiteedikriis, et kas ma kuulun päikesesüsteemi või päikesesüsteem on hoopis nagu osa minust või. Okei, päris huvitav mõttearendus. Ja siis tekkis see nii-öelda kõikide elukate, kes siin elavad, omavaheline nii-öelda sõda ja söömine ja et mesilased hakkasid torkima enesekaitseks ja tiibrid hakkasid teisi loomasid sööma ja. Mul hakkas fantaasia kohe tööle, et kas siis näiteks kui oli jääaeg, et ka mingi identiteedikriis tekkis mingil ajal või nagu mitmeid selliseid maa ümber muutumisi on ju toimunud. Ja teistpidi on see, et meil on vaja konflikti selleks, et toimuks mingi muutus, et võib-olla need on ka mingid konfliktifaasid. Ja praegu nende sama selle Kaia teooria alusel me olemegi jõudnud ja paljud teadlased räägivad mitmes väljasuremise laine praegu on, kas 5 või ma ei tea mitmes. Just. Ja et me oleme jõudnud sinna konflikti kohta, et kus maa peal elu hakkab nagu jõudma järgmise kriitilise piirini. Et seda on juhtunud bakteritega ja see on nagu järjest nagu suuremate organismideni arenenud ja kõik organismid teevad oma sellise tee, et ennast nagu kas välja lülitada või siis arendada oma teadvus ja koostöö uuele nii-öelda võrgule. Et need analoogid toimivad ka nende nii-öelda 4 ja 5G võrkudega, et kui aktiveeriti, ma ei tea, 5G, siis see kindlasti tekkis mingisugune haiguste mingi esile tulemine inimestes, et harjuda selle võrguga ära, aga siis harjuvad, siis arendatakse uus võrk välja ja siis oleneb, et mis asju arendatakse, kas need on nii-öelda elu soosivad nii-öelda võrgustikud või elu pärssivad. See on ju teine teema juba. Aga need analoogiad lähevad nagu nendest mikroorganismidest kuni nagu nende suurte asjadeni välja.
nii et sellised mõtted. aga kas te olete siin Eestis praegu räägid seda infot, aga kas te olete hakanud nii-öelda suhtlema ka mingite inimestega, et see oli nii äge, et tahaks siin ka kogeda ja kas olete ka nagu sellisesse kohta jõudnud enda tegemistega? No minu jaoks on juba see, et Karin mind kutsus siia rääkima, on juba nagu üks osa sellest protsessist ja siis ma rääkisin sellest ka kogu ettevõtte töötajatele ja siis ma olen rääkinud sellest juba oma tutvusringkonnaga ja ma ei tea, kuhu see areneb, praegu mul mingisugust asja nüüd otseselt niimoodi mingit tegemist ei ole, aga ma ei tea, vaata sedasi, kui sa kogu aeg seda infot levitad, siis mine tea, kus see mingisugusesse kohta jõuab oma arenguga. Mul üks tuttav arhitekt pani Noa-Rootsisse sellise kogukonna idee nagu ette, et siin on sellised maalapid, teeme sinna, ehitame sinna puppermaju ja et see oli tema üks unistus. Ja ma arvan, et ta unistus täitub ka. Ja tegelikult on veel inimesi, kes siin unistavad. Osad on juba lõpetanud unistamise ära, et on nii kaua unistanud, et on jõudnud nagu sellistesse pausi peale. Ja siis teised jälle hakkavad unistama. Mul üks sõber nagu aktiveerus selle peale, mis ma seal kirjutasin ja täiesti nagu hakkasime rääkima sellest kogukondluse teemast ja tal on täitsa nagu mõtted olnud, et mul maa on ju, et tuleks umbes ainult inimesed ja hakkaksid seal looma, on ju. Ja see oli nagu väga huvitav vestlus ja sedasi võibki hakkad need asjad arenema, vaata, et hakkabki info siit tulema, info sealt ja lõpuks see tuleb see info koondada ja millekski looma hakata. Ja minul on ka üks sõber, kellel on Lõuna-Eestis plaan luua kogukond ja me lähme nüüd lähitulevikus siin külastama ühte Lõuna-Eesti kogukonda. Aga mul on tunne, nagu ma ennem ütlesin sulle ka, et ma tahaks nagu võib-olla vahepeal on selline tunne, et tahaks juba teada, et miks see kõik on või mida see kõik mulle ellu toob või mille jaoks see vajalik on või mis rolli mina üleüldse siin mängin. Aga mul on tunne, et mulle antakse seda praegu niimoodi rahulikult ja kaupa ja sest nagu ma ennem ütlesin ka, et mul on tunne, et ma ei oska isegi unistada sellest, mis tegelikult universumi plaan on. Just. Sest see on midagi nii palju suuremat. Sest kui ma selle peale mõtlen, sa ütlesid ka, et sul tekib see elevus või ärevus. Mul on samamoodi, mul läheb seesmiselt põlema, kui ma selle peale mõtlen, mis mu elus toimub praegu seoses kogukondade teemaga. Ja mul on tunne, et ma lihtsalt ei oska isegi ette kujutada, mis plaan tegelikult universumil on. Ja, aga ilmselt universum teab. Ja ta niimoodi vaikselt lükkab ja suunab. Muudkui aga annab mulle jupi kaupa täpselt nii palju, et kui palju praegu vaja. Just. Sest kui ma oma peaga praegu mõtleks oma kogetu põhjal on, siis see oleks ju teatud mõttes see, mis kas on juba eksisteerinud või natukene rohkem kui see, mis on juba kuskil olemas. Aga kui universumil on oma plaan, siis see on midagi sellist, mille peale, mida ei ole keegi varem kogenud ja mille peale ei oska mõistusega mõelda, sest seda ei ole veel olnud. Et mina pigem usun seda varianti. Kõik viib sinna, viib sellesse, mis see sees nagu juhib. Meil oli huvitav lugu sellega, et me leidsime ühe projekti, loodi kogukonda, Ilmassaare kogukond, Madise küla Harju Madisele ja tekkis nagu tunne, et tahaks ka sinna minna, et osta maalappi ja hakkaks ehitama aga siis üks päev enne notarit tuli tunne, et ärme lähe sinna ja saime omale hoopis koha 5 kilomeetri kaugusel sealt. Mõtlesin, et siis saame selle kogukonnaga koos hakata nii arendama oma seda maalappi ja oma kodu ja siis sinna tulid inimesed, kes ostsid sinna maatükke. Nad mõtlesid täitsa teistmoodi, et see hakkas pihta selline tõe ja õiguse mängimine, et mitte üheskoos loomine. See on ka hästi huvitav kogemus. Need on kindlasti kogukondades kõige suuremad väljakutsed. Ühes kogukonnas öelda meile ka niimoodi, et kui sa hakkad kogukonda looma,
siis vaata nendele inimestele otsa, kellega sa seda plaanid teha, kas sa oled valmis nendega nagu päriselt riidu minema ja konflikti minema. Et noh, nagu see on sisse kirjutatud tegelikult. konflikt on inimestesse sisse kirjutatud, et see on Ja normaalne. kogukonda samamoodi on ju. Et aga noh, mõnest konfliktist minnakse läbi niimoodi, et saadakse tugevamaks ja mõnest konfliktist minnakse läbi nii, et minnakse laiali on ju. Et ei olegi teist teed. Kuhu edasi viivad teid uuringud? No minul on praegu plaanis minna on ju Lõuna-Eestisse vaatama seal mõnda kohta, kus juba tegutsevad inimesed, aga Iirimaale lähen mai lõpus. Noh, sinna me lähme Tartu Ülikooli tudengitega koos, mingi väike seltskond. Aga Vahur läheb meil ju Prantsusmaale ja Portugali nüüd suve alguses tutvuma kogukondadega sellesama Eco-Village tuuriga. Just, et kui ta ütles, et noh, Costa Ricalt on võib-olla vaata raske tuua midagi üle, sest see on hoopis teine kliima, on ju. Tõesti teine süsteem. Euroopa on juba palju rohkem nagu Eestile sarnane, et sealt on ilmselt palju rohkem midagi üle võtta. Kas või näiteks Rootsis on üle 100 kogukonna, 10 miljonit inimest. Ehk siis tohutu arv. Taanis riik juba laseb ehitada nii-öelda ökokülasid. See riigi arendus on natuke teistsugune. Siis vahest arendavad ka sellised kinnisvaraarendajad selliseid nagu asju välja. Ja mõnikord arendavad Taanis ka nagu inimesed võtavad ise kätte hakkavad tegema. Seal on hästi lahedaid mudeleid, mida saaks nagu täitsa otseselt kopeerida siia. Või mille põhjal võtta innustust. Ja Soomes on kogukondasid. Soome omad on väga soomlaste nägudega, et hästi sellised nagu kangekaased. Kesk-Soomes on üks kogukond, mis üritab elada nagu inimesed elasid 100 aastat tagasi. Nad ei taha tänapäeva tehnoloogiast midagi kuulda. Ma ise tajun, et hakkavadki tekkima täiesti omanäolised kogukonnad ja see on hästi tegelikult tervitatav, sest noh, see on rikkus, eks ju, et kui need kogukonna inimesed hakkavad siis käima külas, siis see on nagu, seda saan üle võtta või see on nii huvitav, et see toob seda kasu. Ehk siis, et see, et nagu nii palju erinevaid kogukondi tekib omanäolisi, see on üliäge. Aga minus isiklikult on hoopis selline, võib-olla öelda siis konflikti koht praegu, et kui ma mõtlen, nagu mul on 5 last ja noh, mul on olnud kogu aeg mingi nii-öelda kogukonna eestvedaja ja juht on ju. Ja noh, sellepärast, et kuidagi lastega seoses ja olin nagu, võib öelda sunnismaine. Aga praegu mul on nagu selline tunne, et ma tahaks nagu lihtsalt seljakott seljas mööda maailma ringi käia, et ma natukene pean veel ootama, et ma iseenesest tunnen, et ma ei ole hetkel isegi küps üldse mingit kogukonda looma või kogukonda astuma, sellepärast, et ma tunnen, et mul on nagu see kevadine vasikas, kes on aiast pääsenud, et tahaks nagu lihtsalt vaba olla ja ringi liikuda ilma igasuguste seotusteta, et noh, see on minu isiklikus maailmas praegu. Jah, neid vorme on ka väga palju erinevaid, et nagu seal ka kogesite, et erinevad omandivorme ja kindlasti tulid seal erinevad elamisvormid, et mõnes kuulus nagu, mis vorme te nägite, et kas mõnes kuulus nagu inimestele endale need elamud või maa jagatud tükkideks või olid ühisomandid või? Seal on hästi huvitav selle maaga, et paljudes kogukondades maa kuulub üldse selle organisatsioonile või kogukonnale, et sa maad osta ei saa. Sa võid ehitada sinna maja peale, sa võid selle maja maha müüa või rentida, aga sa ei saa maaga mitte midagi teha, et see maa kuulub organisatsioonile. Ja minu arust see nagu ongi nagu hea, seepärast, et muidu nad kardavad ka, et hakkab selle maaga mingi manipuleerimine, eks ju, seal, et lõigatakse tükkideks ja ei tea, kes seal siis umbes, kes mida ostab ja mis seal toimuma hakkab, et hoida seda kogukonda tervikuna, siis ma isegi leian, et see ongi võib-olla väga hea lahendus, et see maa on nagu organisatsiooni maa. Aga maja sa saad ju ikka müüa ja... Aga neid lahendusi oli seal erinevaid?
ma arvan küll, et Jah. seal oli väga paljudes oli see, Mhm. et maa ei kuulu Mhm. inimesele või noh, sellele majaomanikule, et aga seal võimalik, et seal võib ka näiteks Pachamama's oli ka niimoodi, et nad algselt ostsid seal päris suure maatüki, 250 hektarit, eks ju, aga kuigi nad võiksid olla väga edukad, sest et tegelikult see retriitide väljamüümise protsent on väga suur, siis mingisugune majandusliku koha pealt noh, ma ei tea, ei toimi, et seal võiks olla võib-olla mingi ärimees eesotsas, et nad, kui asi väga kitsaks läheb, siis nad lihtsalt võtavad ühe maatüki ja müüvad ära, on ju. Et kui see maatükk on ära müüdud, siis tõenäoliselt vaata selle sa saad oma maa ja maja, on ju, ja sa samas saad ka nagu osaleda seal kogukonna elus, et seal neid erinevaid variante on seal hästi palju, et kes on maaomanik, kes on majaomanik, kes on rentnik, kes on lihtsalt vabatahtlik, kes mis, et see gemüüse on seal väga-väga lai. Et Eestis ma olen kohanud just sellist hirmu, et kui ma räägin kogukondadest, ma ei taha elada mingis kommuunis inimestega koos. Et see on üks nagu asju, kui rääkida kogukondadest, et sellist nii-öelda teavitus- ja informeerimistööd on vaja teha väga palju. Et kogukonna vorme on hästi erinevaid. Nagu alguses mainisin neid Venemaa neid põliskodude külasid, kus on 1 hektar ühel perel, ehk siis selline perekondlik kogukondade vorm. Näiteks Taanis on sellised, et kus on nagu nii-öelda eraomandis, nii majad, aiad, siis on lisaks kogukonnas sellised ühisomandi asjad, mis kuuluvad selle MTÜ-le, kus on veel üüri nii-öelda korterid ja asjad. Ja siis veel kogukonna majal on oma MTÜ ja et korraldada mingit retriite või koolitusi, mida iganes. Et nüüd see on nagu hästi eri vorme teha. Jah, et see inimene, kes võib-olla näiteks tunneb, et ta tahaks võib-olla elada seal kogukonnas, aga mitte väga nagu osaleda, on ju. Noh, nii peadpidi seal täie sajaga, on ju. Vaid et ta nagu ostabki selles kogukonnas võib-olla kõrvalissema kohta oma selle maja, on ju. Ja tema ju saab näiteks töötada, noh, kaugtööd teha ja ta otseselt võib-olla selle kogukonna mingi koortiimiga otseselt ei puutugi nii väga kokku, aga ta saab selle kogukonna hüvesid kasutada, ta saab kasutada seda terviseradasid, spordiplatse, seal selle kogukonna keskuses käia suhtlemas, eks ju, oma lapse võib-olla panna sinna kooli, on ju, aga otseselt ta nagu nii väga nagu sinna sisse nagu ei lähe. Ehk siis neid versioone on ju, noh, täpselt nii palju, kui inimesi on, eks ju, ja see, kellele mis mugavam variant tundub. Nii huvitav on see, et päris mitmes kohas ma mäletan, et öelda, me ei ole kommuun. et millegipärast vaata, sa tõid ka praegu, et inimesed ei taha kommuunis elada, et noh, on mingi periood elust, kus võib-olla on tahetud kommuunis elada, aga siis tuleb mingi küpsusaste, kus enam ei taheta kommuunis elada, vaid tahetakse kogukonnas elada. Et seal on mingi vahe sees. Jah, sest see keskkond on ikkagi ju loodud selline, et see on nagu tervislik, eks ju. Et sul on tervislik toit seal, sul on tervislikud kõikvõimalikud võimalused, inimesed on sama väärtushinnangutega, et mulle just meeldib see, et noh, kas või see Marcella on ju, et ta müüb kogukonna raames krunte välja, aga ta tekitab just selle kogukondliku hüvede versioonid sinna, et inimene saab sellest nagu ikkagi kätte, et ta ei sõltu enam sellest välisest kaubandusest, on ju, supermarketitest, sul on seal kohalik oma see päikesepaneel, on ju, mis toodab sulle elektrienergiat, vesi on sul, seal tuleb sellest kohalikust kogukonna kaevust, mis on nagu puhas, eks ju, ehk siis sa saad ikkagi elada sellistes tingimustes, mis on puhas, mitte nagu, mis osta seal supermarketide mürgitatud toitu. Või noh, mürgitatud pestitsiididega, herbitsiididega, fungitsiididega küllastatud toitu. Vot, tunneb, et on hea ots kokku tõmmata. Kas teil on veel mingi viimane mõte, mida lisada? Mina lihtsalt ütleks veel kord siia lõppu selle, et inimesel on nii suur mõju ja mõjujõud saata korda imelisi tegusid.
et ta saab muuta väga palju, kui ta seda ainult tahab. Suured tänud. aitäh. Aitäh.